Tere! Meie tänane tunni teema on molaarruumala ja arvutusülesanded, mis on seotud molaarruumalaga. Kõik tänased arvutusülesanded te leiate töövihikus leheküljel 48 kuni 49 ja vaatame need üle. No kõigepealt tuletame natukene meelde, mis me tänaseks oleme õppinud. Me oleme tänaseks õppinud, et ainehulk n on me teame ainehulga kolme valemit, mis on aineosakeste arv jagatud Avogadro arvuga. Avogadro arv oli meil 6,022 korda 10 astmel 23 osakest. Me oleme teiega tänaseks õppinud, et n on samuti võrdne ainemass jagatud aine molaarmassiga. See on siis teine valem. Ja kolmas valem, mida me tänaseks oleme õppinud, on siis aine ruumala, kui tegemist on gaasidega, aine ruumala jagatud aine molaarruumalaga. Ja siin on olulised kaks konstantit. Esimene konstant, mida me tänaseks oleme õppinud, on Avogadro arv, mis on 6,022 korda 10 astmel 23 osakest. Ja teine konstant, mida me tänaseks õppinud oleme, on molaarruumala, ehk siis igasuguse gaasi 1 mooli ruumala, juhul kui selle gaasi füüsikalised suurused on sellised, mis on temperatuur, mis on 0 kraadid Celsiust ja rõhk, mis on 101 325 paskaali ehk 1 atmosfäär. Ja gaasi ruumala sellisel juhul on 22,4 liitrit ja keemias on see liitri asemel me kasutame kuupdetsimeeter. Nii. Ja nüüd vaatame, mida me siin teha saame. Tänases tunnis peamiselt läheb vaja kahte seda valemit. Nii, et üks valem on see, kus väike n võrdub väike m jagatud suure m-iga ja teine valem on see, kus väike m on võrdne suur v jagatud suur v m-iga. Aga proovime, vaatame seda valemit siit, et kui me võtame eraldi väike m jagatud suure m-iga ja võtame suur v jagatud VM-iga. Et siit valemist me tegelikult saame neli erinevat valemit kätte. Siit me saame massivalemit, siit me saame ruumala valemit, siit me saame molaarmassi valemit ja me saame ka molaarruumala valemit. Kuidas valemeid teisendada, seda me oleme päris mitu korda teinud. Et näiteks esimese massi puhul mass jääb meil enda kohale ja kõik, mis on massiga samal pool, peame nihutama üle võrdusmärgi. Niimoodi molaarmass läheb meil üle võrdusmärki alt üles ja valemiks tuleb meil suur M korda suur V jagatud VM-iga. Kui me aga tahame tuletada mitte massi valemit, vaid me tahame tuletada näiteks molaarmassi valemit. Nii, et meil on vaja tuletada molaarmassi valemit ja vaatame, mis me sellega teha saame. No esimene asi, mida me oleks võinud teha, on see, et me pöörame need valemid ümber. Mõlemad pooled. Ehk siis suur M ja väike M vahetavad kohti ja suur V ja suur VM vahetavad kohti. See on üks asi, mida me saame teha. Teine asi, mida me saame teha, on lihtsalt see, et me vahetame suure M-i ja suure V asukohti. Ja meil tuleb valem M jagatud suure V-ga võrdub V jagatud VM-iga. No proovime, nihutame seda. Siia tuleb meil molaarmass ja siia tuleb suur V.
Vahetame neid asukohti. Nüüd, kui asukohad on muudetud, siis saame lahti VM-ist ja tuleb valem väike m korda molaarmass jagatud ruumalaga. Ja niimoodi saame mass kätte. Molaarmassi saame niimoodi kätte. Proovige teisendage ülejäänud 2 valemit. Ja vaatame, mis te saate. Nii, ruumala valemiga oleks meil täpselt samamoodi, et ruumala jääb meil enda kohale ja me peame lahti saama VM-ist ning nihutame see VM teisele poole võrdusmärki alt üles suunas ja valem tuleb siis M korda VM jagatud selle sama aine molaarmassiga. Ja VM-iga oleks ka nii, et me muudame väikese M-i ja VM-i asukoha. Ja valem tuleb selline, see on ruumala korda molaarmass jagatud ainemassiga. Et siin sellest ühest valemist on võimalik tuletada 4 valemit, aga kõik need valemid kehtivad ainult ühe aine puhul. Me ei saa kasutada ühe aine ruumala ja teise aine massi. Me ei saa kasutada ühe aine molaarmassi ja teise aine ruumala. Et nii ruumala, molaarruumala, mass ja molaarmass kehtib ainult ühes ja sama aine puhul. Nii nagu füüsikas Ohmi seadus I võrdub U jagatud R-iga, et kui meil oli rööpühendus või jadaühendus, siis voolutugevus, pinge ja takistus kehtisid ainult ühe ja sama tarbija puhul. Esimese tarbija voolutugevus on esimese tarbija pinge jagatud esimese tarbija takistusega. Me ei saa arvutada esimese tarbija voolutugevust, kui me jagame omavahel teise tarbija pinge ja kolmanda tarbija takistus. Kogu voolutugevust saime arvutada ainult siis, kui me võtsime kogu pinge ja jagasime seda kogu takistusega. Nii ka keemias ei saa me kasutada ühes valemis erinevate ainete omadusi. Nii, ja ole hea, palun võta lahti töövihik leheküljel 48 ja vaatame mõned arvutusülesanded üle. Võtame kõigepealt ülesanne 12.7. Et siis mitu mooli on 5,6 kuupdetsimeetrit süsinikdioksiidi. Ja paneme kirja, mis meil on antud. Siin on tegemist süsinikdioksiidiga, mis on CO2 ja on antud 5,6 kuupdetsimeetrit, mis on selle süsinikdioksiidi ruumala. Paneme kirja antud. Samuti läheb meil kirja ka leida, valem ja lahendus. No kõigepealt on antud meil VCO2, mis on süsinikdioksiidi ruumala. Ja see on meil 5,6 kuupdetsimeetrit, mis on 5,6 liitrit. Ja kuna tegemist on ruumalaga ja leida on vaja aine hulka, siis meil läheb ka vaja molaarruumala. No loomulikult tingimusel, et temperatuur on 0 kraadid Celsiust ja rõhk on 1 atmosfäär. Ja molaarruumala on sellistel tingimustel 22,4 kuupdetsimeetrit mooli kohta. Ja leida on vaja süsihappegaasi aine hulk. Valemiks me kasutame seesama valem, mida me siin üleval kirja panime, ehk siis N on V jagatud VM-iga. Ning aine hulk oleks siis süsihappegaasi ruumala, mis on 5,6, jagatud molaarruumala, mis on 22,4.
ja vastuseks on 0,25 mooli. Ja vastusele 2 joont alla. Lõppvalemile võime 1 joon alla tõmmata. Nii, võtame järgmine ülesanne. Järgmine ülesanne on ülesanne 12.10. Nii, ja siin on juba olukord natuke keerulisem. Et ülesanne on selline, et kui suur mass on 5,6 kuupdetsimeetril hapnikul. Selline olukord siis, et meil on antud hapnik, mis on siis hapnikugaas. Kui me vaatame perioodilisustabelit, siis kõik gaasilised mittemetallid, mis on lämmastik, hapnik, fluor, gaasiline kloor, gaasiline jood, gaasiline broom, kõik need mittemetallid gaasilisel kujul on alati molekulkujul, mis tähendab, et hapnik, kui tegemist on gaasilise hapnikuga, siis see tähendab seda, et selles gaasis on hapnikumolekulid, O2 molekulid. Ja meil on antud selle hapnikugaasi koguse ruumala, mis on 5,6 kuupdetsimeetrit ehk VO2 on 5,6 kuupdetsimeetrit. Ja küsitud on, kui suur mass on vot sellel hapniku kogusel. Mass on meil tundmatu ja massi on meil vaja leida. Et kui me suruksime seda gaasi niimoodi kokku, paneksime ühte sellisesse gaasiballooni kinni, paneksime see gaasiballoon kaalu peale, siis kui mitu grammi see kaal näiteks. Kui me võtame kogu see gaasi hulk ja surume seda niimoodi ühte gaasiballooni, siis kui mitme grammi võrra selle metallilise gaasiballooni mass kasvaks. Et seda on näiteks vaja arvutada erinevate sukeldujate puhul, et kui suur oleks selle sukelduja ballooni mass või siis kui on teada, mitu minutit on vaja, mitu minutit peab hingama seda hapnikut, siis on vaja teada ka näiteks kosmonautidel selle gaasi massi, kui palju nad seda hapnikugaasi peavad kaasa võtma. Sukeldujad peavad teadma, kui palju gaasi nad peavad kaasa võtma vee alla, et liiga palju ka pole mõistlik võtta. Tuletõrjujad, kes peavad vaatama, kui suur on nende enda gaasiballooni mass selleks, et selle tulekahju sisse joosta ja nad oleksid kindlad, et sellest hapnikugaasist neile piisaks, et nad ei lämbuks seal igasugustesse mürgistesse gaasidesse. Nii, vaatame siis, meil läheb siin vaja, kuidas me saame ruumalast massi. Ja siin on jällegi vaja seda sama valemit, kus nii mass jagatud molaarmassiga on aine hulk ja ruumala jagatud molaarruumalaga on ka aine hulk. Järelikult mass jagatud molaarmassiga on võrdne ruumala jagatud molaarruumalaga. Et selles ülesandes meil läheb vaja nii molaarruumalat, mis on VM, seda paneme kirja, see on 22,4 kuupdetsimeetrit mooli kohta. Ja kuna on vaja leida massi, siis kindlasti läheb meil vaja hapnikugaasi molaarmassi. Suur M, O2. Ja vaatame perioodilisustabelist, kui suur on ühe hapniku aatommass, see on 16 grammi mooli kohta, aga kuna siin on tegemist hapnikugaasiga ehk hapnikumolekuliga,
siis meil on vaja 2 hapniku aatommassi, 16 korda 2 on 32 grammi mooli kohta. Nii, ja valemisse me paneme kirja meie valemi tuletuskäigu. Siin on vaja 2 põhivalemit, mis on n võrdub väike m jagatud suure m-iga. Seda me oleme teiega ühte ja teistpidi õppinud tänaseks. Uus valem on aga molaarruumala valem, mis on gaasi ruumala jagatud igasuguse gaasi molaarruumalaga. Nii, ja sellest 2 valemist me paneme kokku ühe valemi, mis on m jagatud suur m-iga ning see võrdub suur V jagatud VM-iga. Ja näitame, kuidas me sellest valemist tuletame meie otsitava massi valemit. Seda me oleme teiega siin üleval pool teinud, et see on molaarmass korda ruumala jagatud molaarruumalaga. See on siis meie lõppvalem, tõmbame siia üks joon alla ja paneme kirja lahenduskäik. Et hapnikugaasi MO2 hapnikugaasi mass oleks hapnikugaasi molaarmass, mis on 32 grammi mooli kohta, korda selle sama hapnikugaasi ruumala, mis on 5,6 kuupdetsimeetrit, jagatud iga gaasi 1 mooli ruumalaga, mis on molaarruumala, 22,4 kuupdetsimeetrit mooli kohta. Eelmisest ülesandest mäletame, et 5,6 jagatud 22,4 on 0,25 ja 32 jagatud 4-ga, ehk siis 32 korda 0,25 on 8 grammi. See on meie lõppvastus ja lõppvastusele tõmbame 2 joont alla. Lahendame sarnast ülesannet. Aga siin ma hiljem lisan ülesandeid töövihikust, aga siin on praegu üks ülesanne, mis ei ole töövihikust. Ja pane palun see ülesanne kirja tavalisse vihikusse ja ülesanne on järgmine. Et 1 minuti jooksul inimene hingab umbes 30 korda. Iga kord inimene hingab sisse välja umbes 1,5 liitrit õhku. Mitu grammi suru õhku on vaja sukeldujal vee alla kaasa võtta, et ta saaks sellega ujuda umbes 30 minuti jooksul. Arvesta sama suure gaasi õhuvaruga. Et näiteks, kui sa arvutad välja, et läheb vaja 10 grammi õhku, siis kaasa tuleb võtta siis vastavalt 20 grammi. No täpselt samasugune ülesanne. Et siin on antud siis kogu gaasiruumala, mida läheb vaja inimesel 30 minuti jooksul, et kui ühes minutis inimene hingab 30 korda ja igal hingamisel läheb inimesel vaja 1,5 liiter õhku ja inimesel on vaja vee all veeta 30 minutit, siis kokku läheb vaja 1350 liitrit õhku. Seda paneme kirja, et vee on siis 1350 liitrit. 1350 liitrit suru õhku. Et loomulikult selles baloonis, gaasibaloonis oleks see õhk kokku surutud, et 1350 liitrit on see kogu gaasi ruumala, juhul kui selle rõhk on tavarõhk. Kokku surutuna on selle ruumala loomulikult väiksem. Nii, ja pole mitte midagi muud, kui võtame gaasi molaarruumala, mis on 22,4 kuupdetsimeetrit mooli kohta ja
Vikipeedia ütleb meile, et no vaata, kuna me ei saa võtta õhu puhul täiesti suvalist, noh, mingi hapnikugaasi molaarmassi või lämmastikugaasi molaarmassi. Me teame, et õhus on nii lämmastikugaasi kui ka hapnikugaasi, kui ka süsihappegaasi ja erinevaid gaase veel, siis kindlasti me peame võtma mingisugust keskmist väärtust ja see keskmine väärtus meie planeedi keskmine atmosfääri molaarmass on 29 grammi mooli kohta. Seda paneme kirja. Aga see ei ole siis MCO2 või O2 või N2, see on M-õhk. See on 29 grammi mooli kohta. Lahenduskäik siin on täpselt samasugune. Meil läheb vaja massi valemit ja saame arvutada gaasi massi, mida meil on vaja vee alla kaasa võtta. Ja M-õhk oleks siis 29 korda 1350 jagatud molaarruumalaga 22,4. Ja kuna meil on vaja arvestada sama suure gaasivaruga, siis me korrutame seda omakorda 2-ga. Nii, ja vastuseks tuleb 3495 grammi ehk 3,5 kilogrammi suruõhku võtame vee alla kaasa. No ei pea ainult vee alla, me võime seda kaasa võtta ka kosmosesse, võime seda kaasa võtta, võime seda kaasa anda tuletõrjujale. Et igal pool, kus õhule ligipääs on keeruline, on vaja kaasa võtta mingit suruõhku. Tavaliselt see ei ole puhas suruõhk, vaid see on hapniku ja lämmastiku gaasi segu, aga umbes me oskame seda välja arvutada, et siis teame, kui palju seda kogust vaja läheb. Antan kuule. Jaa. Ma ei tea, kas see on loogiline küsimus või mitte, aga kas kui sa oled vee all, kas siis see rõhuvahe ei hakka ka mängima, palju hapnikku on vaja või selle vahet? Ja see hakkab ka mängima, et kui rõhk on suurem, siis erinevad gaasid lahustuvad sinu organismis palju paremini ja kui sa sukeldud vee alla, siis gaasi koostis peab ka olema natukene spetsiifilisem. Ma ei mäleta, kas hapnikut peab olema rohkem või vähem kui tavaliselt, aga sellega kindlasti tuleb arvestada. Et mida suurem on rõhk, seda erinevam on erinevate gaaside lahustuvus sinu veres. Et sellega tuleb kindlasti arvestada, jah. Aga nii me saame umbes välja arvutada seda, kui palju gaasi me üldse peame kaasa võtma ja kui rasked need balloonid üldse on, mida sukeldujad kaasa võtavad. Aga suurepärane küsimus. Väga tubli, väga tubli. Zoom näitab, et meil on vähem kui 1 minut aega. Ma jätan teile ülesanded, mida te peate lahendama töövihikus ja seda videot jätan